Tervist! Minu nimi Roland. Maja, mida siin näete, selle majal oli tegelikult väga pikk eellugu, kuna meie siia kolides või seda maja hakates ehitama, oli plaan hoopis teine, ehk siis teha kergelt ära sisetööd ja seejärel kolida sisse ja hakata vaikselt väljast nokitsema, aga ehituse käigus selgusid tehnilised probleemid, kus seda maja sellisel kujul, nagu meie plaanisime renoveerida, ei olnud võimalik ja me võtsime vastu circa poole aasta pärast otsuse, et see vana maja tuleb maha lammutada kuni vana vundamendini. Sedral voodilaud oli meie valikus, jäi meie valikuks sellepärast, et tal on kaks asja. Tema hooldus on, ma võiks öelda, selline praktiliselt hooldusvaba. Ta ei ole täiesti hooldusvaba, sest pesema teda peab, kuna ümberringi on suured puud. Loodusest tingituna tekib siia ikkagi mingi aja tagant väikene selline rohetus peale, siis pesema teda peab, et seeläbi ta ei ole päris hooldusvaba. Aga kui nüüd võrrelda puiduga, siis värvimise suhtes on ta täiesti hooldusvaba. Muidugi täna ma võib-olla nii palju lisan juurde, et meie elame siin majas sees nüüd saab kohe aasta. Täna ma ei näe ühtegi kohta, kus ma peaksin midagi värviga parandama, ehk siis ka paigalduse käigus me ei rikkunud seda toodet mitte kuskil. See on üks asi, ehk siis hooldusvaba, kuna ma olen piisavalt laisk ja aega on kindlasti natukene vähe, siis ma ei tahaks oma aega ja energiat panna selle üle värvimise peale. Teine asi see, et ta on pikaajaline. Paigaldus sujus imehästi. Eeltööd olid hästi tehtud, alussiinid said paika ja tegelikult see siini peale ladumine oli väga ladus. Kuna avatäited on siin sellel eramul on suht palju, siis muidugi ehitaja nägi natuke vaeva nende avatäidete välja lõikamisega, aga tehniline lahendus, kuidas lahendada siis avaümbrused, et oleks ikkagi fassaad ventileeritav igast küljest, siis tehniline lahendus selle materjali puhul on väga mugav kasutamiseks. Mitte ühtegi, ehk siis me ei ole teinud selle fassaadiga mitte midagi. Alates sellest päevast, kui ta seina sai, on ta seinas, värv pole muutunud, meie oleme väga rahul. Võib-olla nii palju eristuseks veel öelda, et kui tavaliselt lahendatakse tuulekastid puitlauaga, siis sellel konkreetsel hoonel on ka täpselt sama sedral materjaliga tehtud kõik tuulekastid, kõik terrassilaed, viilud, kõik on tehtud selle sama materjaliga. Materjaliga, kui võrrelda puit versus sedral, materjali ruutmeetri hind on natukene kallim, aga see kompenseerib kindlasti tema pikaealisuse ja ka siis hooldusvabaduse, nii et meie oleme igati selle valikuga rahul ja julgen kindlasti soovitada teistele samuti.